Tere päevast, head kuulajad! Eetrisse läheb järjekordne Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi podcast Rüüti 15. Minu nimi on endiselt Kalle Voolaid ja koos minuga on mikrofonide ette istunud muuseumi juhatuse liige Siim Randoja. Tere kõigile! Ja muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons. Tere ka minu poolt! Oleme endiselt oma kodudes, eriolukord kestab, podcastid lähevad endiselt eetrisse. Räägime siin endiselt põnevatel teemadel Eesti spordi ajaloost läbi aegade ja täna räägime ühest eriti põnevast teemast. Nimelt sel nädalal on sünnipäev ühel väga legendaarsel Eesti spordimehel. 22. aprillil saab 144-aastaseks legendaarne jõumees Georg Lurich ja kui nüüd mõni võib-olla natukene noorem kuulaja küsib, et kes oli Georg Lurich, siis kui seda hästi lühidalt kokku võtta, siis Lurich oli Eesti esimene kuulus sportlane, võib nii öelda küll, ma arvan, et see ei ole vale öelda. Maadleja, raskejõustiklane tõstja püstitas rekordeid tõstmises, võitis palju tiitleid maadlejana ja need tema võidud olid ilmselgelt üks esimesi selliseid saavutusi eestlaste hulgas, Eesti sportlaste hulgas, mis innustas just meie uusi järeltulevaid noori spordimehi ja võib-olla ka mitte ainult mehi, vaid natukene ka naisi spordiga tegelema, nii et võib öelda, et selline esimene edukas Eesti sportlane ja ka üks esimesi maailmameistreid eestlastest kindlasti, nii et väga selline tänuväärne mees Eesti spordi ajaloos, kellest saab väga mitut moodi rääkida. Ja meie räägime täna siis temast selles võtmes, et kui palju need lood, mida Lurichist räägitakse, kuna temast räägitakse hästi palju lugusid, kui palju need lood on müüt ja kui palju me teame Lurichist kui ajaloolisest isikust. Ja see võib-olla ongi see lähtepunkt, kust alustada meie sellist retke ajalukku. Kaarel, kas sa saad meile öelda, kui palju konkreetseid ajaloolisi selgelt Georg Lurichile kuulunud esemeid või dokumente või mingeid muid materjale siin meie muuseumides, kas siis spordimuuseumis või äkki mõnes muuski muuseumis siin Eestimaal üldse olemas on? Kui palju meil on seda, mille kohta me võime kindlasti öelda, et see on Lurichi oma? Jah, see küsimus iseenesest ongi väga huvitav, et mulle tundub, et see hulk otsest pärandit ongi, et seda ei ole nii ülipalju ja see võib-olla samas jälle on suurendanud ka Lurichi müüti. Et mida kindlasti hästi palju erinevates Eesti muuseumites on, aga kahtlematult kõige rohkem Eesti spordi- ja olümpiamuuseumis on ülesvõtted, portreed Georg Lurichist, kõik tema erinevates Euroopa ja ka Ameerikas tehtud postkaardid, kus tema poseerib nii oma jõuvõtetega, oma kaaslastega või ka siis näiteks ülikonnas. Et juba ainuüksi spordimuuseumis on selliseid ülesvõtteid üle 200 ja lisanduvad ka teiste muuseumite omad. Mida veel Lurichist on loomulikult olemas, on natukene tema kirjavahetust erinevatest kohtades, et meil on näiteks olemas tema kirju, mida ta on saatnud üle ookeani Ameerika Ühendriikidest. Samas on teada ka natukene tema kirjavahetust, peaks olema ka kes tema pärandit on ka alati jälginud Raplamaal Sillaotsa talumuuseumis, kuna seal lähisel Velisel elasid tema sugulased ja ka tema enda juured on natuke seotud selle piirkonnaga, et kas seal on üht-teist ning isegi Rahvusarhiivis on teada näiteks selliseid Georg Lurichiga seotud kirju, kui ka natukene selliseid kohtuasjadega või sellised õigusküsimused, kus Lurich seal võib-olla etenduse korraldajatega natukene on nagu arutanud, et miks tema tulu on jäänud saamata. Aga kui üldse vaadata juba niisugust esemelist materjali, siis
sellega, noh, mis on nagu otse teada kindlalt Georg Lurichilt, et sellega on, kui otse öelda, on asi halb. Et noh, meie muuseumis on ka meie alati väljapanekus on üks sangpomm ja tõstekang, millega ka Georg Lurich ise omal ajal olevat treeninud ja jõuvõtteid näidanud ja noh, sealt edasi juba asi hakkabki raskemaks minema, et võib-olla, et meid ennast oleks võib-olla rohkem huvitanud ja kindlasti ka rahvast oleks rohkem huvitanud tema auhinnad, aga tema auhindu kahjuks tõesti muuseumisse ja ei ole ka teada teistes Eesti mäluasutustes, et neid oleks, et võib-olla Kalle hiljem siin täpsustab, et on teada ju suur juhtum, kus tema auhinnad kaduma läksid ja see on ka üks põhjus, miks ei ole neid võib-olla Eestis kuhugi mäluasutustesse jõudnud ja teine pool ka see, et noh, Lurich ikkagi reisis väga palju ringi ja ka tema elu lõpp kujunes selleks, mitte Eesti kahjuks ei olnud oma elu viimased kuud ja lausa aastad seal Eesti pinnal ja seetõttu tema see lõpupärand on ka kusagil mujal. Nii et hästi ruttu tuleb sisse selline tingiv kõneviis sellesse, kui hakata rääkima, mis on siis konkreetselt Lurichiga seonduvat olemas, et see olevat olnud tema oma või ta olevat seal käinud või olevat seda teinud, mis seda müüti ilmselt ka natukene ju süvendab tema nii-öelda selle ajaloolise isiku ümber. Aga siit tekibki selline küsimus mul nüüd, et ja üldse mitte pahatahtlikult, et teame, et Lurichist on siin järjest ja järjest neid raamatuid kirjutatud ja filme vändatud. Et kust seda materjali siis on otsitud üldse või mis need allikad huvitav on olnud? Et kas ongi see tingiv kõneviis on ka nendesse raamatutesse ja filmidesse siis kiiresti sisse tulnud? Oskad sa, Kaarel, täpsustada, kas meie käest ma arvan, midagi küsitud? Et selles mõttes meie käest kindlasti küsitakse ja siin on väga mitmed Eesti, noh, ütleme siis, tippspordi uurijad on ju Lurichiga aastakümneid tegelenud eesotsas Paavo Kivise või Olav Langsepa ja teistega või ka Georg Kristjansoniga, et varemsemalt on, mille juurde jah, võib-olla oleks pidanud kohe veel vihjama, et tegelikult Lurichi niimoodi pärandit on nagu kogu aeg kuidagi edasi toodetud, et meie majas näiteks on ka mälestusi, Lurichi kaasaegsete mälestusi temast ja samas on ka selliseid mälestusi, kus keegi räägib edasi, mis tema siis esivanem näiteks on Lurichist, kes puutus kokku, on Lurichist rääkinud ja ka paljud kultuuriinimesed on oma mälestustes viidanud sellele, mida nende jaoks lapsepõlves näiteks Lurich tähendas ja nüüd see tõlgendamine, mida ta tähendas ja niimoodi hiljem meenutamine, et see on kogu aeg seda Lurichi pärandit kindlasti noh, on muutnud ja noh, pigem mulle tundub, et kas positiivses mõttes või muus mõttes on ta teda ka suurendanud. Küll võib-olla jah, nüüd võiks, kui üldse rääkida igasugustest mäluasutuste materjalidest, peab siin kohe ära vihjama, et võib-olla see Lurichi uurimine, tema kui fenomeni või tema tegevuse uurimine tänapäeval isegi on natukene lihtsam kui aastakümned tagasi, et kuna Lurich ikkagi liikus väga palju ringi, siis nüüd tuleb väga hea asjana esile see, et väga palju erinevaid arhiive ja raamatukogusi üle nagu Eestis ka üle maailma on digiteeritud ja nad on kaugelt paremini kättesaadavad ja otsitavad. Ja see võib-olla annaks meile teatud infomaterjali, mis võib-olla juba ilmunud Lurichi raamatutes võib seal kas täpsustada või lisandusi teha või ka mõnda asja ümber lükata. Jaa, see on väga head nii-öelda punktid tõid kohe välja, et see taastootmine või see reprodutseerimine või kuidas seda peakski nimetama, et kui kuskil keegi midagi kirjutab, siis järgmine autor seda materjali suhteliselt, ikkagi tihtipeale kriitikavabalt kasutab.
See on nähtus, mis on meie seda spordiala kirjutust tegelikult saatnud ka nii mõnegi teise teema puhul. Ja see võib-olla on ka mõnikord selline eraldi teema, millele võib-olla pikemalt peatuda, sest et palju head võib niimoodi edasi minna meie avalikus sellises teadmises või mälus, aga teinekord läheb seal edasi ka nii mõnigi viga või selline apsakas või eksitus ja jääbki rändama raamatust raamatusse lehekülgedele. Aga ma arvan, et Georg Lurichi puhul see ei ole see kõige suurem probleem. Aga igal juhul mulle tundub, et selline teatav müütilisus selle isiku ümber eksisteerib. Sellises meie avalikus teadmises on Lurich paljuski selline müütiline või isegi mütoloogiline kangelane olnud, kellele on nendes lugudes, mis temast räägitakse, tihtipeale selliseid päris uskumatuid tegusid külge poogitud või juurde kirjutatud. Ja neid lugusid me oleme siin proovinud mõne raamatu kante vahele ka korjata ka muuseumi väljaannetes. Ja selgelt ise seejuures muidugi ka ütelnud, et need ongi ainult lood, ei midagi enamat. Aga kui neid juba räägitakse, siis ega neid enam kinni ei võta. Siim, sina oled ka olnud läbi aegade selline Lurichi huviline. Et kas võib-olla just need sellised lood või müüdid võisid olla see põhjus, miks see isik sulle omal ajal huvi pakkuma hakkas? Läbi aegade kõlab muidugi väga suurejooneliselt, et need viimased 5-7 aastat on väga viljakad olnud tõepoolest, aga pigem ei, sest et tegelikult üldse mu lähem tutvus Lurichiga ongi seotud eelkõige tööga, et ma isegi hakkasin mõtlema selle üle, et kas või kui palju Lurichit koolihariduse jooksul mainitud oli ja ma ei ole kindel, kas üldse oli, et tegelikult mingil määral sellist spordi ajalugu on tihtipeale nagu ajaloo käsitlustes küllaltki vähe või ebapiisavalt tegelikult käsitletud minu meelest. Aga reaalsemalt pigem ärgitas mind Lurichit uurima just tegelikult tema müütilisus veidi teises tähenduses, tema selline rahvusvaheline ja seikluste rikas tegevus. Ehk tegelikult just need samad võimalused siis leida üles midagi, millise jäljed on jätnud välismaal, mida võib-olla seni veel leitud ei ole, et see oli mulle inspiratsiooniks ja üht-teist õnnestus läbi selle arhiividest välja ka kaevata. Tõsi see on, et aastakümneid varem seda nii lihtsalt teha ei oleks saanud, et tänapäeval suhtluse kui siis ka juba digiteeritud materjalide toel on seda kergem teha. Siit siis ka tegelikult soovitus meid kuulavatele arvukatele noortele spordiajaloo huvilistele ja miks mitte ka vanematele spordiajaloo huvilistele, et tänapäeva võimalused, igasugused andmebaasid, arhiivid järjest rikastuvad, järjest huvitavamate materjalidega. Ja sinul, Siim, õnnestus ju tegelikult leida päris kõva jälg Ameerikast Lurichi kohta. Tahaksid sa äkki seda meiega pikemalt jagada? Kuidas sa selleni jõudsid ja mida sa sealt leidsid? Põhimõtteliselt algas seegi oli aasta äkki umbes 2015 või midagi sellist, et kui tekkiski hüpotees, et ehk on Ameerika arhiivides kättesaadav neid materjale tema Ameerikas viibimise perioodi kohta. Ehk tegelikult seda Ameerikas viibimise perioodi omal ajal on nii Voldemar Veedam kajastanud väikses raamatus, siis kas Lurich Ameerikas oli selle pealkiri, kui ma vist õigesti mäletan. Aga seal on palju lahtiseid otsi. Ehk seal oli peamiselt siis tema sportlaste ülevaade, aga mingid aastad, eelkõige just sellise aktiivsema sportlaste ja siis tema tagasituleku vahel olid sellised pigem tühjavõitu. Et oli varasemalt ka juba juttu olnud, et ta on seal tegelenud muudes sfäärides, mingi esimese maailmasõja aegses Ameerikas olid erinevad siis spiooni teemad ja sellised luure teemad õhus. Aga sellele väga otseseid kinnitusi ja materjale taga ei olnud. Ehk põhimõtteliselt ma siis proovisin leida materjale algselt nii spordialaseid kui siis ka neid erinevaid lisategevusi, mida Lurich siis sel keerulisel perioodil ette võttis. Materjali esialgu väga palju ei olnud, et eriti
mis puudutas spordialast materjali, aga sattusin väga huvitavatele leidudele just nimelt siis selle luuretegevuse paljastamise seikluste osas, mida Lurich siis seal ette võttis, et kui paljuski võib-olla erinevatest lugudest rääkides on Lurich selline müütiline tegelane, kes suutis kõikvõimalikke asju teha, siis tegelikult mingil määral leidis ka kinnitust see, et ta seal mingite luuretegevuste rüpes oli, ei olnudki tegelikult ka müüt, vaid leidis siis kinnitust. Ehk siis tegelikult väga keeruline võrgustik, kus ta üritas paljastada Ameerikas tegutsevaid Vene riigi alamaid, kes pidid varustama siis sõjaaegset Vene riiki erineva laskemoona ja muu olulisega, aga seda ei teinud ning Lurich siis läbi erinevate kanalite üritas seda tegevust peatada. See on väga põnev lugu, selle kohta mul õnnestus leida materjale nii digitaalselt kui siis ka Ameerikas kohapeal viibides enam kui 1000 lehekülge erinevaid uurimistoimikuid. Kogu seda protsessi oli väga põhjalikult kajastatud ning arhiivi väärtuse mõttes oli see Lurichi elu nüüd juba 100 aastat hiljem pärast Lurichi elu sellised arhiivi leiud leida, et see oli tegelikult mulle isegi üllatav ja mul on selle üle väga rõõmus. Kui siia vahele küsida, siis missugused need materjalid olid? Kas need olid dokumendid, oli seal Lurichi isiklikke tekste, oli seal fotosid, mis seal oli? Need konkreetsed materjalid olid peamiselt siis nende erinevate institutsioonide dokumendid, ehk siis Ameerika juurdlusbüroo materjalid, et toimikud, kuhu nad olid kokku kogunud siis Lurichiga seonduvat infot, aga seal hulgas ka siis Lurichi kirjad neile sinna. Kõige kõnekam oli tegelikult üks materjal, mida ei ole kusagil digiteeritud, mida tõenäoliselt ei olnud keegi varem näinud, mis puudutas siis New Yorgi linnaraamatukogus olevaid materjale, kus oligi ka ligi 1000 lehekülge toimikud sellest, et kuidas siis koha peal siis see Vene saatkond, keda Lurich süüdistas, hakkas ise justkui uurima nende Lurichi süüdistuste paikapidavust, et kogu see uurimismaterjal, kõik läbi viidud intervjuud, kõik läbi viidud muud tegevused siis Lurichi seal kaasteelistega, et kõik see oli kirja pandud ning täiesti seni nägematult siis ootamas oma aega New Yorgi linna raamatukogus. Täiesti selline uskumatu ja paljuski olidki sa tegelikult esimene uurija, kes nende materjalideni jõudis. Saan aru, et sina oli üks põhjuseid ka see, et osa nendest alles avalikuks tehti, et need olidki seni nii-öelda lugu taga, need materjalid. Jah, et osa hakati digiteerima, aga osaliselt ja enamasti need digiteeritud materjalid olid juba hakatud andmebaasidesse üles laetuma täiesti sorteerimata, indekseerimata kujul ehk siis selliste suurte massiividena, et sealt pealt hakkas siis mõne Lurichi jälje leidmise järel see võrgustik hargnema, hakkasid tulema need niidistikud, et kellega on kokku puutunud, milliste organisatsioonidega on kokku puutunud ja sealt edasi liikudes siis sai juba leida neid huvitavaid kohti, mis ei olegi paljuski tihtipeale võib-olla kõige otsesemalt seotud nii-öelda selle Lurichi maadlustegevuse või selliste asjadega, mille peale niisama lihtsalt tulla saaks, vaid ta on tegelikult ülisuured, ülirikkalikud materjalid, mis on peidus, aga vajavad selleks, et need üles leida, siis paari sellise lingi kokkupanemist enda peas, et selles mõttes on see väga huvitav töö, et soovitan tõesti kõigil võimalusel siis neid eriti tänapäevaselt digitaalset võimalusi arvestades uurimistegevusega ka spordiajaloo vallas toimetada. Nii et tegelikult siis mõnes mõttes see müüt, et Lurichil oli väga rikkalik suhtlus, ringkond, väga erinevaid inimesi, et ta valdas erinevaid keeli. See müüt nüüd kindlasti sai ju tegelikult nendest materjalidest kinnitust, sest et need Lurichi kirjad ei saanud ju ometi olla eesti keeles, need pidid tõenäoliselt olema inglise keeles.
või mingis muus keeles või vene keeles? Need olid seal erinevates keeltes, et ongi peamiselt inglise keeles, mis puudutas siis neid kohapealseid organisatsioone, vene keeles, mingid olid ka vist saksa keeles, aga jaa, et seda teadsime tegelikult ju varem, et Lurich oli rahvusvaheline mees, et ta oli enne seda, kui ta oma elutee seal juba teises pooles Ameerikasse jõudis, ütleks, et pärast oma selliste maadleja karjääri tippu, et siis tegelikult enne seda oli ta juba terve Euroopa läbi tuuritanud ning et Euroopas hakkama saada pidi tal lihtsalt olema kõik see võimekus nii keelte kui siis ka muu peale hakkamise mõttes juba käpas, ehk selles mõttes seal Ameerikas tõesti see sai lihtsalt kinnitust, et kuivõrd laia haardega ta oli, et kuivõrd erinevate just riikidega ta seal suhtles, kuivõrd erinevate organisatsioonidega ta seal suhtles, et see pigem andis teise kihi sellele rahvusvahelisusele juurde. Ja kuigi palju kahjuks ei selgunud küll nendest uuringutest nüüd selle maadlustaseme või nende maadlusvõitude kohta, mida Lurichil siis karjääri jooksul oli ikkagi äärmiselt palju ja võib-olla see ongi selline põnev osa, mis ootab endiselt või sellist lähemat uurimist tegelikult ikkagi, mismoodi üldse tollal see elukutseliste maadlus toimis, mismoodi neid tiitleid jagati. On ju teada, et mõnel aastal tollal neid maailmameistri võistluste nime kandvaid võistlusi ju peeti rohkem kui üks siin, enamasti just siin Euroopas, aga tegelikult neid tiitlimatše ju küll siis natuke teistsuguses maadluses peeti ka Põhja-Ameerikas päris palju ja tegelikult need uurimised ju vist algasidki sul ka selles plaanis, et uurida selle kohta, kuidas need Lurichi ja ka teiste Eesti maadlejate matšid seal Põhja-Ameerikas tegelikult siis toimusid või ei toimunud? Jaa, kindlasti. Aga jah, tõesti, et selle maadluse kohta leiab materjale just ongi erinevatest ajalehtedest, et mingid pealkirjad, et siin toimus selline matš, aga Ameerika perioodi kohta ütleks, et isegi pigem on seda materjali seal vähe ja just sellise põhjapaneva laiema infon, et kuidas see võistluste süsteem üles ehitatud oli, et seda tõesti niisama lihtsalt kokku ei pane. Me küll teame, et Lurich oli maailmameister ja Alexander Aberg oli maailmameister ja Georg Hackenschmidt oli maailmameister, aga väga palju rohkem me nendest tiitlitest kahjuks endiselt ei tea. Küll aga üks selliseid, ja see ootab uurimist ja avastamist ja üks selliseid põnevaid seiklusi Lurichi elus oli seotud ka ühe maadlusturniiriga, kuhu ta jõudis siis siin oma reisidelt tagasi kodumaale Tallinnasse aastal 1910 ja tuli siis oma uhke auhinna kollektsiooniga siia Tallinnasse kaasmaalaste ette ja selle Tallinna maadlusturniiri ajaks pandi need auhinnad vaateaknale välja, ühe raamatupoe vaateaknale Tallinna vanalinna ja kahjuks läksid need sealt siis kaduma sellise skandaalse röövi käigus kogu Lurichi auhindade kollektsioon varastati sealt vaateaknalt lihtsalt ühel hetkel ära ja need läksidki igaveseks kaduma. Või on kuskilt midagi välja tulnud, Kaarel? Kas sul on viimaseid andmeid selle kohta? Kahjuks on see olukord on tõesti selline, et selline võib-olla üks Eesti spordi ajaloo üks suurimaid mõistatusi ikkagi on, et kus need auhinnad on ja kas tõesti mitte ühte karikat ka kusagilt välja ei ilmu ja hetkel on naljakas see, et minu arust ei ole eriti isegi vihjeid visatud, et kusagilt oleks aastakümneid hiljem üksikud hakanud välja tulema või keegi kollektsionäär kahtlustab, et tema käes nüüd mõni karikas on, kuigi ma ei välista, et äkki ringiga on mingid karikad jõudnud ka spordimuuseumi kogusse, sest näiteks hakati 40-ndatel, 50-ndatel saariaegseid ilusaid hõbeehtest auhindu kasutama ka Nõukogude spordivõistlusel alguses, et miks ei võiks ma siin praegu uue müüdi üles luua, et äkki mõni legendaarse jooksja Erich Veetõusmäe või 10-võistleja Heino Lipu auhind ei ole kunagi kuulunud Georg Lurichile.
aga muidugi see on veel suurem müüt kui mõni teine müüt. Üks selline lugu sinna juurde, mida on räägitud, et äkki röövlid sulatasid need ümber kullakangideks ja ma ei tea, võib-olla kõbekangideks või milleks iganes. Aga ka see võib olla paljuski müüt. Karel, kas sa oskad öelda, kui palju tollel ajal 20. sajandi alguses need auhinnad ikkagi üldse kullast või hõbedast olid või mis need domineerivad materjalid olid? Et ma pigem kahtlustan, et seda kulda seal ikkagi liiga palju ja äkki ei olnudki. Või kuidas sulle tundub? Ma vist nõustun selles osas sinuga, et ma arvan, et kulda tõesti ei olnud, aga tundub, et seal sajandi alguses ikkagi see teine materjal, hõbe, et seda pigem oli, et need auhinnad seal, on nii hõbeuure kui kulduure just sportlastele antud tollal ja ka hilisem veel aastakümneid ikkagi ka amatöörvõistlustel neid hõbeauhindu jagati, et hõbedast tema auhinnad, ma arvan, pigem olid, aga siin jah tekib, ma ise ei oleks neid ära sulatanud, aga võib-olla tõesti röövlid siis ei osanud nendega midagi peale hakata. Seletaks lihtsalt ära, kuhu nad jäid või miks nad tõesti kadunud on, aga jaa, ei ole neid välja tulnud, et ja ei ole neid ka väga aktiivselt võib-olla viimasel ajal enam otsitud, aga võib-olla siit ka üleskutse meie arvukatele kuulajatele tõesti, et kui kellelgi mingeid jälgi on või oskab ta meid siin Lurichi nii-öelda saladuste labürindis mõne otsa peale edasi aidata, siis see auhinnade teema on kindlasti üks põnevamaid, mis vajab endiselt lahendamist. Kui me nüüd teame, et see elu lõpp ka oli tal selline segane, siis sellest võib-olla räägime veel natukene edasi, aga jah, et kõik sellised signaalid või teated on teretulnud. Üks koht, kus ilmselt osa nendest auhinnadest siiski meil nähtavaks on viimasel ajal saanud, on see sel samal aastal vändatud film elukutselistest maadlejatest demonstratsioon maadlust tegemas. Aasta 1910 see siis oli ja Georg Lurich selles filmis ka kaasa teeb ja selle filmi alul selliselt pidulikult poseerib rinnad aurahasid täis, nii et võib arvata, et kuna aasta oli sama, siis et suuresti see sama auhindade kollektsioon tal seal ka selle maadlustrikoo peal välja pandud oli. Ja see film tegelikult tuli ka välja lõpuks Ameerika arhiivist. Tiim, räägid äkki sellest ka paari sõnaga? Jaa, et tegelikult ju see film ei ole ainult mitte nende auhindade vaatlemise võimalus, et laiemalt võttes üldse Eesti kõige vanem spordifilm praeguse seisuga, kui seda saab selliseks nagu spordifilmina käsitleda. Ja ainus tegelikult selline klipp siis elavast Georg Lurichist, mida tegelikult keegi ju selle viimase 100 aasta jooksul näinud ei ole rohkem. Selle leidmine nüüd toimus veidi teistmoodi, et eks me tegelikult mõlemad, nii sina kui mina, me oleme otsinud neid võimalusi, et kas kusagil võiks olla videos säilinud midagi Georg Lurichist, et sul õnnestus tähele panna, et üks viide vanale olemasolevale filmile oli siis interneti filmiandmebaasi tekkinud, et see oli pandud sinna ilmselt lihtsalt uuringute pealt, et kes olid siis teinud ülevaateid nendest, et milliseid filme kunagi olemas üldse oli, et kuidas need, kes seal osalesid ja nii edasi. Et sealt pealt saime tegelikult ju kokku selle peamise info, et selline film 1910. aastal, kus Georg Lurich võis, aga ei pruukinud osaleda Taani filmikompanii Nordisk filmkompanii poolt siis tehtud sai ja mõeldud oli siis omal ajal rahvusvahelisele turule. Näidati seda kindlalt Ameerika Ühendriikides. See pani mõttele, et kuigi see Taani filmikompanii ja Taani filmiarhiiv ütlesid, et selline film oli, aga alles seda säilinud ei ole ning on vähe tõenäoline, et see üldse kusagil olemas on, sest tegelikult sellest on juba 100 aastat möödunud. Et siis oli ikkagi mõte, et äkki kuidagi kusagil Ameerikas ringelnud koopiatest on mõni säilinud. See lootus oli tegelikult ikkagi päris õhkõrn, sest tõesti 100 aastat ja et varem seda kusagil digiteeritud ei olnud ja välja tulnud ei olnud, siis tõenäoline oli, et seda alles ei ole, aga USA Kongressi raamatukoguga sai ühendust võetud
selgitasin neile olukorda, selgitasin nii palju, kui ma oskasin, siis erinevaid infokillukesi, mis selle filmiga kohta teada on ning ilmnes, et kogu seda andmestiku analüüsides siis ilmnes, et neil võib olla ühes alakogus, ühel kusagil riiulil üks film, mida kunagi digiteeritud ei ole, mille pealkiri oli hoopis teine, ma isegi hetkel jään vist vastuse võlgu, mis nime all see seal neil arhiveeritud oli, aga kuna see aastaarv ja Taani tundus klappivat, siis arvasin, et selle peaks kindlasti laskma ära digiteerida ja kes teab, et kui seal isegi ka Georg Lurichit peal ei ole, siis võib-olla saame lihtsalt huvitava filmi omaaegsest maadlusest. Hiljem tegelikult on tagantjärgi päris üllatavalt näha, et kuivõrd hästi see film säilinud oli. Esimesest klippidest peale on näha, et Georg Lurich ja mitte ainult lihtsalt, et Georg Lurich kusagil natuke on ühe nurga peal, tegelikult me saame aimu, et see film ongi põhimõtteliselt Georg Lurichist ehk tutvustab Georg Lurichit ja justkui tema truppi, kes siis demonstreerivad erinevaid maadlusvõtteid. Ehk Georg Lurich näitab seal oma lihaseid, on siis sellise tähena, staarina seal maadlejate rivi keskel, kui tutvustatakse erinevaid maadlejaid ning siis erinevates maadlusdemonstratsioon heitlustes, siis heitlustest kahes on ta ka ise osaline ning filmi lõpus siis tuleb ja tänab veel kõiki vaatajaid isiklikult. Ehk tegelikult see film Georg Lurichist ja selle ülesleidmine, see ilmselt on tegelikult isegi veel kõnekam ja olulisem kui need erinevad arhiivitoimikud selle kohta, et millist elu ja tegevust ja toimetamist ta seal selle luureskandaali ajal tegi. Et tegelikult see film on ilmselt Eesti spordi ajalooga üks selliselt märgilisi verstaposte hetkel. Kindlasti äärmiselt tähelepanuväärne leid ja võib-olla viimaste, kas nüüd aastakümnetega, viimaste aastate kindlasti üks selliseid, julgeks küll öelda, et selliseid olulisi leide meie spordi ajaloos või isegi avastusi, see on otseses mõttes avastus ju tegelikult, leida selline filmirull kusagilt Ameerikast ja tõesti uskumatult hea kvaliteediga ei oskagi selgitada, võib-olla ainus selgitus ongi see, et ta tegelikult kasutamata seal seisis. Ja see on väga tõenäoline, et ma ei tea, kui kaua omal ajal kusagil säilitati ja siis ta ongi seal terve selle aja seisnud ilmselt nagu piisavalt heades tingimustes ja tõesti, et nüüd siis, kui on nagu võimekus selliseid ka väga vanu filme võib-olla paremini digiteerida, neid vaadata, et siis alles nüüd on ta sealt välja võetud ja siis uuele elule aidatud. Kaarel, sa kindlasti oskad ka kohe siin täpsustada, kas võib olla üldse tegemist vaatet vanima Eesti spordifilmiga? Jah, nagu me oleme seda arutlenud, et kindlasti on ta vanim Eesti sportlasest vändatud filmikaadrid ja lootus, et keegi seal veel vanem oleks, saab olla tõesti ainult mõni Lurichi enda kaasaegne raskejõustiklane ja teine, miks meie jaoks need kaadrid on olulised, et Lurichi fenomeni juures on ikkagi see, et need tolleaegsed raskejõustiklased ikkagi väljapool Eestit võib-olla olidki ühed tuntumad eestlased üldse ja seetõttu on see ka üks vanimaid kaadreid, kus üldse me nüüd teadaolevalt kindlalt teame liikuvaid eestlasi nii-öelda pildi peal, et see muudab veel hinnalisemaks kogu selle asja, sest meie tolleaegne kultuuri või alles tekkiv poliitiline eliit ju ka veel ei ole teada, et kusagil filmikaadritel nii ilusasti näha oleks. Ta on, ma ikkagi rõhutaks, mitte ainult spordifilmina oluline, vaid ka kultuuriloolise filmina Eesti mõistes väga olulised kaadrid. Aga et siin innustada nüüd meie kuulajaid jällegi otsingutele, siis tegelikult mingisugused nimekirjad vanadest spordifilmidest, vanadest maadlusfilmidest on liikvel ja kui neid nimekirju uskuda, nendes nimekirjades oli ka see film ära toodud. Kui neid nimekirju uskuda, siis tegelikult nii Lurichit ennast kui ka näiteks Georg Hackenschmidti on filmitud ka varasematel aastatel, aga need filmid on endiselt
kadunud meie jaoks või puudu, ütleme siis meie teadmisest, kust need filmid on, mis neist sai. Nii et julgustaks aina otsingutele. Ja tegelikult ju Lurichi enda ümber neid müüte selles mõttes on ka endiselt veel lahendamata. Lisaks sellele auhindade loole on tegelikult ju selline suur lugu puudutab ju Lurichi enda seda ja tema kaaslase Aleksander Aabergi elu lõppu ja viimaseid aastaid seal Lõuna-Venemaal, seal Armaviiri linna ma jõuaks oma jutuga nüüd välja siin. Sest et tegelikult ka need elu lõpuaastad on meie jaoks natukene endiselt segased, et kuidas ja miks ja mis pärast nad sinna Armaviiri nii kauaks jäid, kuidas nad sinna jõudsid ja mis nendega seal tegelikult juhtus ja kus on nende hauad, kuhu nad said peale traagilist surma, mis neid seal tabas mõlemaid sellise viirusliku haiguse tõttu. Tänasel päeval ka jällegi aktuaalne teema mõnes mõttes muidugi. Nii et siit on edasi minna veel küll, või kuidas teile tundub? Jaa, kindlasti, et seda elu lõpuaastaid on varasemalt ka aeg-ajalt uuritud ja ka üritatud neid haudasid üles leida, mis küll teame, et tänapäeval peaks olema praktiliselt võimatu, arvestades, et sinna omaaegse surnuaia kohale siis ehitati vist kas teid või tehaseid peale, aga ma usun, et sellest Armaviirist ja tema elu lõpuaastatest on ka veel päris üht-teist saladuslikku avastamise ootel, et kas ja kuidas ta liikus ja millised valikud tal veel olid, et neid materjale ma usun, et peaks veel leiduma. Erinevatest arhiividest, erinevatest allikatest ilmselt neid üllatusi tulemas on. Kaarel, oskad sa prognoosida, mis on näiteks järgmine suur leid, mis võiks välja tulla, kas siis Lurichiga seoses või meie spordiajalooga seoses laiemaltki? Kindlasti huvitavamad oleks ikkagi Lurich või Aaberg või ka teised tolleaegsed jõumehed. Mis võib-olla asja ühest küljest põnevamaks ja teisest küljest jällegi oluliselt keerulisemaks, et kui nüüd Eestist vaadata lääne poole siin, et kus meie jõumehed reisisid, olgu need Ühendriigid või ka siis Lääne-Euroopa riigid, et seal mul tundub, on praegu võib-olla arhiividesse lihtsam saada ja ka see digiteeritud materjal meile arusaadavamalt või ka nende ajakirjandus, kust ikkagi võib artikleid leida, on paremini kättesaadav. Võib-olla nüüd ida pool, võttes Venemaa mäluasutused luubi alla, kus kas võib otsida ikkagi dokumentatsiooni või mingeidki vihjeid selle kohta, et mis seal Lurichi ja Aabergiga just aastatel 19 täpsemalt toimus, et ükskõik millist arhiivimaterjali, kas või nende mõne, ma ei tea, tolleaegses julgeolekuorganites kirja panemise osas või mida iganes sealt leida võiks, et need arhiivid mulle tundub esimese hooga ei ole võib-olla nii arusaadavad meiesuguste inimeste jaoks, aga seda põnevam oleks ükskõik milline vihje, et nagu me alguses siin natuke puudutasime seda teemat, et nende lõpuaastate kohta ka ikkagi eelkõige teatakse väga palju selliste mälestuste põhjal, et on siin hilisematel aastakümnetel siis küsitud ka Eesti inimeste käest, kes sel hetkel ka seal kandis viibisid, et mida nad mäletavad, mismoodi see Lurichi ja Aabergi siit ilmast lahkumine oli ja siis selle baasil oleme me igasuguseid järeldusi ja tõlgendusi teinud, et hea oleks nendele tõlgendustele veel sellist mingist tõepõhja saada, nagu praegu need Ameerika leiud näitavad, et nad meile ikkagi väga palju annavad jälle kindlust juurde, et kes oli Georg Lurich? Kes ta siis oli, et kuidas me selle loo kokku võtame, et kui palju me selle müüdi peale nüüd siis sellist ajaloolist tõde saanud oleme ja kui palju siin veel selliseid põnevaid avastusi välja võib tulla, kuidas arvate siin meie jutu lõpetuseks? Mina võib-olla ikkagi Lurichi puhul arvaks, et üks asi on see, et need uued arhiivimaterjalid,
et kus me võib-olla tahaks leida veel rohkem täpselt teadmisi tema kohta, kas või seda, et kuidas ta ikkagi organiseeris täpselt oma neid võistlusreise, mismoodi ta suhtles võistluste või oma nii-öelda nende turneede korraldamisega, millised suhted tal seal olid koha peal teiste võistlejatega, et see üks on kindlasti see sportlik ja sellise sportliku nii-öelda tagatubade info, mida tahaks teada, et noh, kas või see, et on ju vihjeid siin, et mingitel hetkedel meie jõumehed võib-olla ei võitnud, kus oli kas kohtunike erapoolik või olid seal lausa mingid kokkulepped toimunud kusagil tagatubades. Et see on nagu üks pool, mida võiks otsida. Ja teine pool, mida võib-olla peaks nii-öelda uuema ajaloo käsitluste käigus uurima ja milles võib-olla Georg Lurich ikkagi, võib-olla on ikkagi see top 1 Eesti spordimaastikul, et ta on ikkagi spordiinimene, kes nii-öelda oma karjääri jooksul ja pärastpoole ka ikkagi võib-olla sportlastest on kõige rohkem võib-olla ühiskondlikult seda meie Maarjamaakest siin mõjutanud, et tema see ühiskondlik pool või see, kuidas me ju siiamaani ikkagi soovime talle kujusid luua erinevatesse linnaparkidesse, et see näitab midagi, mida me peame analüüsima, et miks me tahame talle ikka veel luua erinevaid ausambaid. Ja see on väga põnev maailm, see elukutseliste raskejõustiklaste maailm üleüldse laiemalt ka. Need omavahelised suhted ja nagu ma ka enne vihjasin, me ei tea nendest maadlusreeglitest väga palju, me ei tea ka nendest rahalistest suhetest väga palju, me ei tea tegelikult, kuigi me räägime nendest kui elukutselistest maadlejatest, kes teenisid raha oma maadlusega, siis tegelikult me ju ei tea seda, kui palju nad seda raha teenisid ja mis põhimõtetel seda raha jagati, kui suured olid piletid, auhinnad, osalustasud, stardirahad, kõik see on tegelikult meie jaoks ju teadmata. Me võime ainult arvata, et nad ilmselt väga vaesed ei olnud, aga see on ka kõik. Ja teine pool on jah, see avalik mälu meil või see tähelepanu, mida me selle põlvkonna raskejõustiklastest just elukutselistele osutame. See on tõesti väga, väga isegi julgeks öelda, et Eesti spordiajaloo üks selline eripära, sest ilmselt väga paljudes teistes riikides, teistel rahvaste nii-öelda see spordiajalugu ei alga elukutselisest raskejõustikust või algab millestki muust. Nojah, et tegelikult mingis mõttes on väga tore see, et meil isegi nüüd 100 aastat hiljem on tahtmist siis sportlasi uurida, sportlastele ausambaid püstitada ja nii edasi. Arvestades tõesti Lurichi kaalukust Eesti nii spordilukku, kultuurilukku kui sellisesse võib-olla ühiskondlikku arengulukku laiemalt, siis see on võib-olla ka ootuspärane, aga igatahes on see väga positiivne, et kõik ei ole veel tegelikult välja leitud ja ka meil jätkub siin sajand hiljem erinevat uudistamist ja saame ajaloo uusi tahke avada. Nii et sellise pooleldi uurimisele innustava sõnumiga on ilus lõpetada meie tänane podcast. Rüütli 15 tuleb jälle peagi eetrisse, et jääge kuuldele.